Tere kõigile! Alustame selleaastase jõulupeoga. Pühad on pühad, sest ikka ja üha mahume päevisse linn või küla. Mõne jaoks tähendab murede maht tervet riiki või isegi kaht. Selleks me istume mõnikord maha, mõnikord kokku ja laua taha, et olla ja hoida mõtet nii head. Koos on meil rahu ja kõik nagu peab. Selle väikse salmiga alustasime tänast eeskava meie pidulikule jõulusöömile. Aga meie peo aitavad lahti laulda laululapsed. Esimesel
Kõigepealt ma tänan kõiki, kes tänase selle kontserdi ja kogu selle laua ja kõige selle ürituse juures ettevalmistamisel olid, eelkõige Ursulat, kes kogu seda asja vedas siin, ma ei tea, mitme käega, igal juhul. Ursula Luts on meie sekretär. Jah, kõik, kes siin vanemad õpetajad on olnud, ju ei tunne inimesi. Aga Heidot te tunnete, täna Heidot, kus ta ise on? Kes selle kokkuvõtte slaididesse filmi pani, väga meeleolukas, sisukas. Mõned asjad, mis juba endal meelest läinud, olid seal kõik kirjas või õigemini pildis. Aga mõned asjad ei mahu ju pilti kuidagi. No näiteks see, et
kui laulupidu oli läbi ja kui ma suvel siin vahepeal Diani kohtasin, siis küsisin Diani käest ka muljeid. Dian on meie inglise keele õpetaja. Et kuidas oli? Ja Dian ütles, mul on tunne, et ma olen nüüd eestlane. et need olid vapustavad tunded, et osaleda kogu selles asjas. Siis ei mahu kindlasti selline asi kuidagi filmilindile, millest meil oli kevadel eksamite ajal siin suur rõõm, kui põhikooli lõpueksamis inglise keeles saavutati selline tulemus, kus üks oli 4 ja ülejäänud 5. Põhikooli. Õpetajatele siin nii Krisli kui Diani ja noh, ma ei oska öelda, kuidas see võimalik on. Et vahva. Laulupeost oli palju juttu. Ja kui ma sain kätte siin selle aasta raamatu, ja visatakse juba nalja, et kui sind ei ole siin, siis ei ole sind olemaski. Ja kui ma kokku loen, siin on õpetajad mind aidanud, et neid kohti, kus meil on siia raamatusse raiutud, on selle eelmise aasta kohta vähemalt 9 korra.